tere taas kõik kanali jälgijad. Kevad on olnud üllatavalt külm ja pikk, aga nüüd lõpuks on siis soe ka siia meie maale jõudnud. Et tulin siis täna siia Järvamaale ühe karjääri äärde ja proovin püüda täna haugi. Ja tulin siis testima enda uut paadikomplekti, milleks on siis Savage Geari E-Rideri kajak. On ta siis väga-väga kerge paat, kaalub 23 kilo, on ERDEC põhjaga ja mootor on ka väga kerge, mootor kaalub 6,6 kilo, Ashwingi Proturer 1.0, ühe hobujõuline elektrimootor ja akuks on siis hiinlaste nüüd TPP 100 amprine liitiumaku, mis siis peaks andma sama palju võimsust välja nagu 200 amprine pliiaku. Ehk siis täpselt poole võimsam ja liitiumakude laadimise tsüklite arv on kordades suurem, et ta on ka vastupidavam, tema laadimine on kiirem ja lõppkokkuvõttes ka odavam. Et soovitan igal juhul investeerida liitiumakudesse. Et kui eriti veel, kui sa oled korteris elav inimene ja sa pead seda korteris laadima, siis eelmine aku oli mul 110 amprine SAPi täistühjene vaku. Et see kaalus äkki 26 või 27 kilo, et siis peale väsitavat kalapüügipäeva oli seda mõnus korterisse laadima viia, siis läksid trepist niimoodi läksid üles lakuga, et igal juhul väga mõistlik ost ja selle ostuga olen väga rahul. Aga proovime siis täna püüda haugi ja lähme siis kohe vee peale ja hakkame vaatama, mis siin juhtuma hakkab. Akust siis räägiks võib-olla nii palju veel, et tal on siin kõikvõimalikud USB otsad, saad kõike laadida, siin on siis, saad otse ühendada ka kajaloodi, siin on aku enda laadimiseks mõeldud koht ja siin on tal display, näitab siis kui täis aku on, näitab aku temperatuuri ja pinget. Siia saab siis keerata otse asju vahel, aga mis mulle kõige rohkem meeldib on see, et siin on kohe mootori külge, saad panna sellise pistiku ja lihtsalt panete siia sisse, et ei ole mitte mingisugust mutrite ja poltide keeramisest ja lihtsalt pane pistikusse ja mine ja sõida. Kuigi ma haugi siis enamasti püüan küll püsti seistes loobin, aga mis on PVC paatide peamine miinus on see, et sa pead istuma madalal, jalad kõhu all, siis siin käis küll üks iste veel, aga ma võtsin selle istme ära ja panin siia külmakasti, et siis saad natuke kõrgemal istuda ja on kordades mugavam. Siin on mul ka selline luuk tehtud, et kui näiteks ahvena püügil on hea, et siis saad kala kohe siia sisse ära panna, ei pea vahepeal püsti tõusma ja teeb asja palju mugavamaks, et siis siin ongi, saad hoida nii kala kui ka siis kaasa võetud sööki. Nii, aga vaatame siis, ega kaugele ei hakkagi kohe sõitma. Keerame siia kalda serva. Haug on praegu just pudenud ja hoiab siia kalda äärde madalas vees, sulistavad, võtavad päikest. Vaatame, kas leiame siit kellegi üles, et hakkan püüdma siis täna nii silikoonidega kui erkidega ja pärast õhtupoole proovime enne pimedat ka trollida. Vaatame, mida siis haug täna helistab, aga alustame siis sellise suurema rohuvaba kummirandiga, et vaatame, kas ajame siin kellegi liikuma või mitte. No nii, see on küll väike, aga
sai nüüd ilusti lahti. Sinna ta läks. Lõuarauad jäid täna muidugi koju, mis on väga halb. Nii, proovime siit rohusest veel natuke läbi pressida. Ossar raiskus siin keerasid jälle need. Nii roo sees istub teda väga palju, aga teda on nii raske kinni püüda. Et siin on kindlasti väikest, aga on ka kindlasti suuremaid. Ossa kuri vaim. Siin oli vähemalt 3-4 tükki praegu. No vaatame. Nii, nüüd on taga. Tasus otsida siit rohu vahelt, aga kas ma ta nüüd kätte ka saan? No natuke suurem kui eelmine, aga noh, see on ikkagi pisik jälle. Lant on tal ilusti kurgus ja hopsti, mine uju. No nii, siin keegi keeras seal selle rohututi otsas seal, kohe vaatame. No nii. Hiljem võib-olla peab trollima, et äkki trollimise peale saame mõne suurema ka. Aga need on siin suhteliselt ühte mõõtu kõik. No nii. Hopsi. Hopsti. Kindlasti video alguses märkasite siis seda Meri algab siit logo. Et üritan ka enda kanali kaudu siis seda sõnumit edasi anda. Et see suitsukonide probleem on väga suur nii siis tavainimeste kui ka kalastajate seas. Et suvel sellest võib-olla nii hästi aru ei saagi, et visatakse seda paadist üle ääre või istutakse kuskil jõe või järve kalda peal ja visatakse vette. Aga talvel saab sellest väga hästi aru, kui hull see olukord on, et näiteks kui käia talvel Pärnu jõe peal kalal ja seal on väikese ala peal on hästi palju kalamehi koos, siis no kohati on see ikka päris õudne, palju neid seal jää peal vedeleb, et seal võiks lausa mõnele mehele topsi jagada. Kindlasti on ka väga palju selliseid tublisi kalamehi, kes oma konid ilusti kaasa võtavad, aga väga-väga palju on neid, kes lihtsalt süüdimatult neid laiali loobivad. Et üks suitsukoni siis mürgitab umbes 1000 liitrit vett. Seda on ikka nagu väga-väga palju. Aga siis asjata ei öelda, et sa oled see, mida sa sööd. Et ma olen ise leidnud ahvena kõhust suitsukoni näiteks Saaremaal sadama püüki tehes. Et arvata on, et ma viskasin selle kala ära, et ma ei fileerinud teda ära ja ei söönud teda ära. Et ma loodan, kui ma kanalis seda logo nii-öelda kasutan ja kui ma suudan kas või ühe inimese meelt muuta ja panna teda suitsukonisi nii-öelda kaasa võtma endaga, siis see on juba suur võit. Antud lant on siis Westin Swim, et tal on oma mäng on olemas täitsa, et teda võib ka lihtsalt kerida. Aga kui teha rütmis mingeid muutusi, tõmbeid, pause, siis saab talle anda veel omapärast mängu, et see kõik on selline puhas looming.
et kuidas keegi tahab. Aga kell hakkab juba 9 vaikselt saama, et peab vist tänaseks lõpetama, et trollides tagasi minema. Aga selle uue paadikomplektiga olen ma väga rahul, et kindlasti viitab mind sellel hooajal väga paljudesse sellistesse kohtadesse, kus ma muidu tavaliselt ei käi. Et suve esimeses pooles on mul küll natukene vähem aega filmimiseks, et töö on lihtsalt selline. Aga suve teises pooles, kui juba hakkab peale jaanipäeva kibe ahvenapüük käima, siis ma hakkan selle paadiga igal pool käima. Et kindlasti tahaks ära käia seal Lõuna-Eesti järvede peal, et läheks avastaks natuke neid. Ja kindlasti tuleb ka Saaremaa ja muidugi Pärnu koha. Et suvel on püügikohti ja kõike muud sellist on hästi-hästi palju. Ei teagi, kuhu poole joosta. Ossa raisk, mis siin nüüd otsas on? Nii, kahva ruttu lahti. Nii. Kas see tõesti on koha või? Ma tõesti trollisin praegu koha siit. Uskumatut, mine sõitsa putsi. Türa, ta ei kukku siia sisse. Ossa raisk. Oi, mida? Mida päeva lõppu raisk? Ma näitan teile teda. Oi jah. Nii. Mõõdukala on see 102%. Selline. Ta nüüd on. Oba. Ja sinna ta läks. Nägite, kui väga see kala tahtis koju minna.